ilusa nimega jäätmereform, nii nagu kolleeg Rain ütles, ma arvan, see on kestnud siin 20 aastat ja ei ole leitud õiget lahendust. Ja kuna see esimene lugemine toimus juunikuus, siis oli suvi otsa võimalik asja parandada. Ja seda asja parandamist ei tehtud, vaid ei kuulatud ka neid, kes oma arvamused avaldasid. Ja kõik need eelnimetatud toiduainetööstuse liidud ja pakendiorganisatsioonid ja jäätmekäitlusorganisatsioonid ütlesid, et sellega läheb hind kallimaks ja see kallim hind kumuleerub lõpuks tarbija käest äravõtmisega. Ja kui siin oli juttu, et kohalikest omavalitsustest, siis kohalikud omavalitsused, küsitlust ei viinud läbi küll keskkonnakomisjon ega kliimaministeerium, vaid esindusorganisatsioon neil Eesti Linnade Valdade Liit. Ja see on täiesti arusaadav, miks omavalitsused ole valmis ja nõus selle jäätmereformiga edasi minema. Ja nii nagu ma siin ka küsimuste ajal komisjoni ettekande puhul küsisin selle jäätmekava kohta, siis see tuleb jälle üks lisabürokraatia ja mitte ainult jäätmekavast ei ole jutt, vaid see peab olema integreeritud ja üks osa valla arengukavast. Arengukavad saab iga aasta teha uued ja tehaksegi uued lähtuvalt eelarve vastuvõtmisest. 15. oktoobriks vist oli vaja teha arengukavad, et siis see jäätmekava muudetakse iga kord vastavalt vajadusele. Et täpselt mingi lisabürokraatia tegemine ja selle liigendamine siis arengukavaga. Nüüd, kuid see ei ole veel kõik, nagu klassikad ütlevad. Lisaks tuleb veel omavalitsusel teha korduskasutuse edendamise ja jäätmetekke vältimise kava. Kas see ei ole siis jäätmekava osa või? See on lihtsalt jälle üks lisakava. Ja veel lisaks tuleb teha teiste kohaliku omavalitsuse üksustega jäätmekava elluviimiseks koostöö tegemise plaan. Et me teeme kavad, teeme plaanid ja lõpuks siis nende jäätmekava ja siis nende plaanidega me lähme maailma päästma. Nüüd, kui ma küsisin, kes teeb järelevalvet sellele või mismoodi toimub selle jäätmekava rakendamine ja tegevuste elluviimine, siis tegelikult sellele vastust ei ole. Mis minu hinnangul ja ma arvan, paljude kolleegide hinnangul on puhas bürokraatia suurendamine ja omavalitsusele täieliku lisakohustuse andmine, kui ei ole ametnikul mingit rakendust, siis saab hakata tegelema jäätmekavadega ja plaanide koostamisega. Nüüd täiendatakse ka seda eelnõud ja neid seadus sellise asjaga, et kui Kaitseministeeriumi valitsemisalal ei ole võimalik korraldatud jäätmevedu korraldada või läbi viia, siis võib anda kohaliku omavalitsuse erisuse. Mis on lihtsam omavalitsusel? Jätame korraldatud jäätmeveost välja ja kõik Kaitseministeeriumi või tema haldusalas olevad kinnistud saavad jäätmeveost vabastuse. Ja ühte asja ma tahtsin veel ära märkida. Võib-olla see oligi see lõpuks see, et ma palun ikkagi ja mõistmist ka kõikidelt koalitsioonis olijatelt, ja sina ka toetad kindlasti, et see eelnõu teisel lugemisel katkestada ja teha see paremaks, arvestades kõikide kaasatavate osapoolte arvamust. Aitäh!